sõna tehti coaching, mis sa arvad sellest? No ma ei arva sellest palju. Ma ei kasuta seda. Okay. Kui sa personalitöö peale mõtled täna, mida inimesed teevad erinevates ettevõtetes, siis mis on need teemad, mis sinu jaoks tekitavad täna tugevat emotsiooni, et olgu see siis kas negatiivne või positiivne emotsioon? Et mul endal isiklikult nagu selline viimane avastus ja lemmikteema on seotud mentorluse ja coachinguga, et kuidas juht, aga mitte ainult, igat inimest ettevõttes aitab toetada tema arengu selliseks veduriks ja tagantlükkajaks olla ja seeläbi tegelikult kogu tiimi edasi. Mina mentorluse ja coachinguga kokku sain, oli see, kus ma tundsin, et see oma maja know-how on kuidagi ennast ammendanud. Et inimesed on targad ja andekad ja hästi kihvtilt ise arenenud, aga see on ikkagi natuke juba hästi ühte nägu, need vestlused, mis te omavahel peate ja need mõtted, mis teie sünergiast tulevad. Ja siis ma nagu nägin, et tegelikult selline väline push, mis tegelikult rohkem on pull, aga natukene selline väline accountability, mida sa läbi selle oma mentori või coachi saad, et annab natuke teise hingamise. Aga tegelikult organisatsioonis sees, kui palju võimalusi on panna oma inimesed omavahel sellistesse mentorluspaaridesse, kus on tegelikult koos tööle hakkavadki inimesed, kes igapäevaselt ei tööta ninapidi koos ja ka see nii-öelda lisavalgustus, mis sa nendest teravatest küsimustest ja ausatest vastustest saad, et see kogemus on ka olemas, et kuidas ta toimib. Kui mõelda, et tahaks sellise sisemise mentorlusprogrammi oma ettevõttes käivitada, et siis leida just need õiged inimesed. Just tahtsin küsida, et kas siis valitakse pigem, te olete teinud seda, et valite mingid teatud inimesed, kes seda teevad ja osad võib-olla ei taha ja ei sobi, et kui palju peaks neid nagu omalt poolt siis koolitama ja kui palju see siis tegelikult võtab ära nende sellist päris tööaega, et nad peavad sellega tegelema? Päris palju tuleb tegeleda sellega, et aru saada ja aidata inimestel aru saada, et kas see on midagi minu jaoks ja kui see tunnetus esialgne on paigas, siis ka olla valmis selleks, et võib-olla siin ka esimeste koolituste ja praktiseerimiste käigus selgub, et ikkagi päris ei ole. Et selleks tuleb valmis olla ehk jällegi mitte midagi eeldada. Still can kick them all out the door. Go on and try, come and tell me what you're waiting for. Move and keep them going till your life is overflowing, yeah. I do a dance. Kuidas coachimist mõõdetakse? Kuidas selle tulemust mõõdetakse? Et kuidas läks, et kui näiteks lepite kokku, et teete 3 kuud sellist pilooti ja proovite, et 3 kuu pärast aru saada, et mis siis sai? Head koostööd on need, kus tegelikult pannakse paika üsna selged eesmärgid alguses. Ja siis tegelikult sa hindad seda progressi kogu aeg. Mentor hindab, inimene ise ehk siis see coachee või mentee, kuidas me eesti keeles kutsume. Ja väga selgelt on siis tänu sellele ka lõpus mustvalgel võimalik vaadata, et kas ma saavutasin need eesmärgid või mil määral või mille tõttu mitte või mis jäi puudu. Kui eesti keelde ju nüüd see sõna tehti coaching, mis sa arvad sellest? No ma ei arva sellest palju. Ma ei kasuta seda. Okay. Mul tuli, kui sa rääkisid sellest coachimisest, siis mul tuli kohe meelde see, et ma olen päris paljude personalijuhtidega rääkinud, mis nende väljakutsed on ja üks väljakutsetest ikka päris paljudel on see, et nad ise näevad, et näiteks nende juhid vajaksid mingit toetust või coachimist või natukene, aga need juhid ise ei arva, et nad vajaks on ju. Et kuidas nagu öelda või nagu nükida natuke, et kuule, et äkki nagu, et sellest võib kasu olla, et mine põrgata mõtteid veidi kuskil. Et on sul mingisugune nipp selleks? Ma olen olnud olukorras, kus ma mõistan seda, et ongi raske, aga päeva lõpuks sa pead julge olema ja julge olema nagu välja öelda asju, ja tõenäoliselt see suhe nagu nii eriti hästi ei tööta, kui omavahel usaldust ei ole. Et kui on see usaldus, siis vähemalt ma ise olen oma erinevaid koostöövorme alati valideerinud sellega, et kas ma nagu tihkan välja öelda ka asju, mis ma tean, et võib-olla kas siis minu juhile või kellelegi teisele juhile, et mis
plokki ette ei tekita ja nad on nagu valmis seda ka konstruktiivset kriitikat vastu võtma, olgugi et nad võib-olla üldse ei ole nõus, aga äkki jääb mingisugune terake kuskile seedima kuklasse, mis hiljem siis realiseerub ka mingi tegevusega, mis nad siis ette võtavad. Et strateegiline partner personalijuhina, et no mis partner sa juhil oled, kui sa ei tihka neid asju välja öelda või aidata. Aga no eks tuleb ka kogemusega, et ma olen ise ka tagantjärgi näinud, et mingiteks asjadeks ma lihtsalt mingil hetkel ei olnud valmis. I won't even worry anymore. Took all my cares, took and kicked them all out the door. Go on and try,